täna me lähme testime 7 Eesti suurimat toidupoeketti, et välja selgitada, milline neist päriselt on Eesti parim toidupood. Paljud neist reklaamivad end kui kõige paremana või siis kõige soodsamana. Parivad pakkumised on jõudnud Rimisse. Ärka üles, pole vaja oodata, Lidlis on madalad hinnad iga päev. Jälle Prisma, teeme püsivalt odavaks 1000 hinnad. Nüüd saame meie lubada, et kõiki tooteid kokku liites on Eesti soodsaim pere ostukorv alati Coopis. aga kõik ei saa ju olla parimad. Seega täna vaatame, kes neist valetavad ning milline on päriselt Eesti parim toidupood. Me hindame kõiki toidupoode 3 kategoorias. Need alustame teenindusest. Tere, kas te oskate mulle öelda, kus asuvad chia-seemned? Chia-seemned. Семечки чиа, это вот туды. Okei. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood. Ta ei olnud üldse meeldib. Mul on väga kahju, et Maximaga niimoodi praegu test läks, aga mina ennast väga vastuvõetuna kahjuks ei tundnud. Aga enne, kui testime Maxima asjade leidmise kiirust ning hindu, siis vaatame üle ka teiste poodide teeninduse. Tere, vabandust. Tohiks ma küsida, kus teil chia-seemned asuvad? Kõik seemned asuvad selles otse seinas. Nii, ma olen nüüd tulnud siia täpselt, kus ta juhatas. Tegelikult nad olid väga toredad. Ainuke asi on see, et ma ise ei leia neid praegu ülesse. Sa näed või? Nii, ma nüüd leidsin siit chia-seemned oli otsas, sellepärast oli raskem leida, aga siin sildi peal on olemas. Aga kahjuks ma pidin siin ise otsima 5 minutit. Seega ma väga hindaks, kui teenindajad vaataksid, et ma tõesti saan selle, mida ma otsin. Seega mina annan teenindusele 7,5 10-st. Pool poodi on läbi kõnnitud ja ühtegi Prisma töötajat ma ei näe. A few moments later. Tere, vabandage, teate, kus oleksid chia-seemned? 59 vahest. 59, olgu. Suur tänu, aitäh! Ehk siis kuna leidmine tegelikult oli üpriski lihtne, teenindaja oli tore, siis ma panen hindeks 80-st. Kusjuures, et seda testi teha võimalikult ausaks, siis kõik toidupoed me valisime samast piirkonnast ning võimalikult sarnases suuruses. Aga davai, paneme nüüd Selveri proovile. Nagu ka Prismas, siis ma pidin ka Selveris pikalt töötajat otsima. Ma leidsin. Tere, vabandust, ma ei leia chia-seemneid. Chia-seemneid. Aitäh teile. Väga tore. Ma ise ei pidanud mitte midagi tegema, mulle anti see näppu. Mina panen sellele teenindusele 9 punkti 10-st. Kui ma oleks leidnud mõne teenindaja kiiremini, oleks see 10, selle tõttu on praegu 1 punkt vähem. Tere, kus ma võiksin leida chia-seemned? Aga aitäh teile, suur tänu. Kui mingi küsimus on, võite mind üles otsida. Teeme nii. Olgu, aitäh. Leidsin ta kohe üles, ta oli tore. Panen 10 10-st. Krossipoe teenindus oli samuti meeldiv ja abivalmis. Seega, eks ma panen 9,5 10-st. Aga lähme Rimisse. Ning viimaks testisime Rimi teenindust. Chia-seemne tasukoha leidsin tänu teenindajale üles. Kogemus küll oli natukene ebameeldiv, just kui pandi meid süüdi tundma, et ma abi küsin. Seetõttu ma praegu annan 6 10-st. Edasi lähme vaatame, kui palju meie ostukorv maksma läheb. Aga seda tehes võtame ka aega, et näha, kui kaua meil asjade leidmiseks kulub. Let's go! 3, 2, 1. Okei, kanna rind. Aeg läks käima. Davai. Läks. Nii. 1. Avokaado. See on päris kallis. Väga kallis kodu just on see. Muidu me võtame kõike kilo hinna põhjal. Kodune hakkliha 6,18. Kodune kilo on 6,12. See on väga odav. Kodune hakkliha 1 kilogramm maksab 9,97. Oh my god. Väga haige. Kindlasti paljud praegu mõtlevad, et mille järgi me valisime, milliste toodete hindasid me siis testime. Ja vastus on väga lihtne. Me tegime selle testi just selle järgi, mida me ise tavaliselt poest ostame. Seega just kui palju meie enda ostunimekiri erinevates poodides maksma läheks. Rinnafilet 5,98. 6,88 on kilo.
7,99 kanarinna eest ja see maksimum pidi odav olema. Kõige odavama hinnaga rukkipala on Lidlis. Hoopis siin on kõige odavam rukkipala. Ai. Muidu siin igasugused kaerahelbeid on, aga need on kõik kiirkaerahelbed ja ma tahan neid tavalisi kaerahelbeid, et ta oleks kõige võrdsem ja need siin on väga kallid. Huvitav, mis kampaania siin küll käib? No siis see 0,18 oli ju parem. Kui kõige odavam oli 0,18, korda siia 10-ga 9 eurot. Ossa poiss, kui odavad. 11 senti tükk. 7 senti. What the helli? Läks veits üle 11 minuti. Selle nõudeka tablettidega oligi probleem, et oli nagu ühes kohas nõudeka tableti, teises kohas, kolmandas kohas. Ma ei leidnud seda kohta, kus on nagu kõik nõudeka tabletid üles. Ja niimoodi mul oli raske leida seda kõige soodsamat valikut. Ops, 10 minutit 13 sekundit. Aega läks meil kokku 9 minutit ja 41 sekundit. 9,51. Päris okeid hinnad olid, aga vaatame, mis tulemused siis on, kui me kõik need kokku liidame. No nii, meil on hinnad Coopis tehtud. Siukse kiire silmaga peale vaadates mõned asjad on väga palju soodsamad, mõned asjad on jällegist väga palju kallimad. Seega võistlus tuleb pingeline. A few moments later. Rahvas, me panime numbrid kokku ja tulemus on šokeeriv. Nagu me teame, siis paljud toidupoed on öelnud, et nemad on kõige soodsamad. Ja hetkel on olukord, kus üks toidupood, kes ütles, et nad on kõige soodsamad, on tegelikult kõige kallim. Aga enne kui me hindade juurde lähme, siis vaatame üle tulemused. No, aga alustame teenindusest. Alustame teenindusest. Teeninduse kategoorias viimase koha sai Maxima oma 3 punktiga. Семечки чиа, это вот туды. Okei. Jällegi ärme heiti Maximat, võib-olla sellele teenindajal oli lihtsalt halb päev. Jätame selle selleks. Järgnes tal Rimi. Ja ma ütleks, et tegelikult kõik ülejäänud olid päris okeid. Ja seal on väikeste punktide mäng. Lähme edasi kiiruse juurde. Kuigi me valisime poed enam-vähem sama suurusega, siis siiski üks oli nendest kõige väiksem ja see kõige väiksem pood Kross võitis ka kõige kiirema soorituse. Aga alustame nüüd teemaga, mida te arvatavasti kõige rohkem teada tahate. Hind. Millised poed on teile valetanud ja milline pood on päriselt kõige soodsam toidupood Eestis? Meie kriteeriumite järgi. Aga enne kui me seda avalikustame, siis mine kommentaariumisse, kriba sinna, mis sina arvad, mis on see pood, kus on kõige soodsaim ostukorv. On kommentaarid pandud? Jah, davai, okei. Alustame altpoolt. See on see pood, kus väidetavalt shoppavad kõik hinnaliidrid ja muidugi käib jutt Maximast. Ja minu arust Maxima on alati olnud nagu mingi odav pood, sa saad sealt kõik odavalt ja hästi, aga täna lihtsalt ei olnud. Kanarind, kõige kallim, hakkliha ka pigem väga kallis, värsked asjad, nii ja naa ja kallis oli. Maximas läks meie tavaline ostukorv maksma 36 eurot ja 85 senti. Aga võrdleme seda nüüd teiste poodidega, et näha, kui suur hinnavahe Eesti toidupoodide vahel reaalselt tekib. Meie kõige kallimast toidupoest järgmisel tasemel üsna sarnases hinnakategoorias 2 eurot soodsamalt on hinnatšempionid. Ehk siis Lidl. Ärka üles, pole vaja oodata, Lidlis on madalad hinnad iga päev. Lidlis maksis meie ostukorv kokku 34 eurot ja 68 senti. Ja ma võin öelda, et see kõige soodsam toidupood oli Lidlist 10 eurot soodsam. Aga selleni, kes see on, me jõuame varsti. Aga 5. koht, kus jooksevad mammudid ringi. Rimi. Rimis läks meie ostukorv maksma 34 eurot ja 52 senti. Ja 4. koha üsna siukse keskmise hinnaga saab rahvakeeli kõige kallim toidupood ehk siis Selver. Jah. Mis on siis tegelikult soodsam kui nii hinnatšempionite pood kui ka hinnaliidrite pood. Ja mammutite pood. Selveri ostukorv maksis kokku 33 eurot ja 92 senti. Oleme ka liigume top 3. Meil on järgi jäänud Kross, Prisma ja Coop. Toidupoodide finaali esimene kandidaat Coop on selgelt väitnud, et nende juures on kõige odavam pere ostukorv. Isegi kui mõned üksikud tooted võivad olla teistes kauplustes odavamad, saame meie lubada, et kõiki tooteid kokku liites
on Eesti soodsaim pere ostukorv alati Coopis. Prisma on seevastu alati öelnud, et nemad on head, aga odavad. jälle Prisma, teeme püsivalt odavaks tuhanded hinnad. ning kui Krossi pood iseendast eriti ei räägi, siis meie Instagrami küsitluses pakkusid enamus, et Krossi pood on just see kõige odavam toidupood. Seega vaatame, millisest nendest 3 toidupoest me saime päriselt enda ostukorvi kõige odavamalt kätte. Esimene koht. Läheb poele, kelle kotitäis süüa maksis Üle 5 euro vähem kui ükski teine pood. Ning kusjuures, kui hinnad oleksid aastaringselt samad ning me käiksime Maxima asemel just selles meie testi järgi kõige odavamas poes, siis me säästaksime aastas 567 eurot. Okei, aga mida me teid ikka praeme? Vaatame nüüd, millisest toidupoest me saime kõige soodsamalt enda tavapärase ostukorvi. ja see on ei keegi muu kui hea, aga odav. See ei ole reklaam. No sponsor. See on täiesti käsi südamel, täiesti legit test. Meie tavapärane ostukorv maksis Prismas 26 eurot ja 35 senti. Aga selle eksperimendi põhjal me ei saa kõik hakata nüüd pimesi ainult Prismas käima, sest et hinnad on ju kogu aeg muutumises. Sellegipoolest õppisime me täna, kui palju meid proovitakse igal pool mõjutada. Ja võib-olla see ongi see väike tarkusetera, mida sellest eksperimendist kaasa võtta. Et ei tasu uskuda pimesi kõike, mida meile igal pool öeldakse, vaid vahel lihtsalt ise olukorda uurida ja selle põhjal ise oma arvamus sellest olukorrast kujundada. Näeme juba järgmisel pühapäeval uuesti. Davai ikka. Tšau!